Tšau, mina olen Laura. Ma olen laulja ning kunagi veetsin ka mina väga palju aega koolis. Kuidas sinuga lood on? Tere, mina olen Katri. Ka mina olen päris palju koolis käinud, lausa mitmes koolis. Ja nüüd olen Marini toitumisnõustaja. Ehk me mõlemad oleme kunagi õpilased olnud ning teame, kui raske on tegelikult koolis tasakaalukalt toituda. Päevad on pikad, tunde on palju ja puhvetis need saiakesed näevad eriti isuäratavad välja. Aga meie oleme täna siin, et jagada teile nippe tasakaalukast toitumisest ning sellest, kuidas koolis tervislikumalt toituda. Kuule, aga hakkame pihta! Just nii. Aga kuidas ma siis ikkagi tean, mida või kui palju süüa päevas, et kas selleks on mingisugune kindel nipp või mingisugune kuldreegel? Jaa, hea, et sa küsisid. Selleks on toidupüramiid. Mis see täpsemalt on siis? Siin on välja näidatud kõik need toidud, mida me peaksime ühe nädala jooksul sööma. Näiteks on meil siin köögiviljad ja puuviljad ja marjad. Ja teadaolevalt söövad Eesti lapsed liiga vähe kala ja köögivilju. No mina ütleks, et see püramiid on väga tore, aga millegipärast on see nagu kõige parem osa tehtud nii pisikeseks. See magus ja kommid ja kõik see maitsev. Miks see nii väike on? Kõik need asjad, mis siin tipus on need, mida tegelikult meie keha üldse ei vaja. Ongi nii, jah. Aga kui ma ei või komme süüa ja krõpset, aga mida ma siis näksin koolis, kui mu isu tuleb? Et kuidas ma siis üle elan selle koolipäeva? Oota, ma näitan sulle. Esiteks, võta kooli kaasa pudel vett. Ahah, pudel vett, no näed, see on siin samas olemas. Nii, mis veel? Teiseks, võta kooli kaasa tervislikud vahepalad. Näiteks köögiviljad, porgandid või kurgiviilud, kui sulle meeldib, pähklid, mandlid näiteks. No meil on siin olemas täitsa. Meil on mandlid ja meil on siin porgandid. Nii, valmis. Mis veel? Kolmandaks, võta kooli kaasa palju tahtejõudu. Kuidas? Tahtejõudu, no. Toitumise juures on väga oluline, et sa sööd regulaarselt ja järjepidevalt. Ehk siis, sul ei või jääda liiga pikad pausid toidukordade vahele ja sööma peab vähemalt 3 korda päevas. No see kõlab küll, et seda on nagu lihtne öelda, aga seda on väga raske teha. Järjepidevus viib võidule. Selge pilt. Nii, Katriga kordame korraks veel üle. Kõigepealt meil oli pudel vett. Miks see vajalik on? Hea, et sa küsisid. Kas sa teadsid, et inimene koosneb peaaegu 70% veest? Ma ütleks, et see on lausa nagu elu eliksiir. Ossa, Mait. Aga meil olid ju tervislikud vahepalad ka, et miks need vajalikud on? Ja hea on pista endale koolikotti tervislikud vahepalad selleks, et kui sul läheb koolis olles kõht tühjaks, saad sa kiiresti endale midagi suhu pista ja siis sa ei lähegi puhvetisse neid magusaid asju noolima. No seda ma tean tõesti omast käest, et kui kotis on kommid, siis sööd komme ja kui on näiteks porgand või hoopis pähklid, siis sööd neid. Lihtne. Nii on. Just nii, aga võtame siis need siit kõik kaasa ja meil oli üks punkt veel, milleks on tahtejõud, nii et ärge unustage tahtejõudu kaasa pakkida. Mina lähen otsin selle tahtejõu ülesse, ma usun, et see on kuskil lähedal ja ei ole üldse kaugel ja ära unusta siis õpetajale õuna viia. Jah, viin selle õunaga õpetajale.